Pandivere-maa on Põhja-Eesti kõrgeim ala, kus viljakas põllupind vaheldub tihedate okaspuumetsadega, kalarohkete jõgedega ja kaunite järvedega. Virumaa, eeskätt aga Pandivere kõrgustik, on vanim osa Eestimaast. See ala kerkis merevoogudest esimesena. Esimesed kirjalikud andmed Torvestavere nimelisest kirikukihelkonnast pärinevad 13. sajandist. 3-4 tuhandelise elanikkonnaga kihelkond koosnes 35 külast. Kadrina valla territoorium langeb suures osas kokku ajaloolise Kadrina kihelkonna maadega, kuid on sellest siiski mõnevõrra väiksem. Lääne-Virumaal asuv Kadrina vald moodustati 1992. aastal. Tänane territoorium katab 333 ruutkilomeetrit. Kadrina vald kuulub Eesti suurimate valdade hulka nii pindalalt kui ka elanike arvult. Kauni ja vaheldusrikka loodusega maa-alal elab ligemale 5500 elanikku. Peaaegu pool siinsest rahvast paikneb valla keskuses Kadrina alevikus. Kadrina vanimaks meieni säilinud hooneks on 15. sajandil ehitatud kivikirik. Kristiusu toojad rajasid kirikuid sageli hiitesse, eestlaste rahvausundis pühaks peetud paikadesse. Kiriku püstitamine Kadrinasse tõi kaasa ka kihelkonna nime muutmise. Torvestavere asendus Kadrinaga. Nimevahetus seostatakse kirikukroonikas mainitud Katariina nimelise pühakuga. Kadrina kiriku kogudus kuulus esimeste hulka, kus 16. sajandi lõpul hakati jutlustama eesti keeles. Jumalasõna levitamist maarahva seas takistas aga kirjakeele puudumine. Kadrinas elanud kirikumehed eesotsas Heinrich Stahliga alustasidki 17. sajandi esimeses pooles eesti kirjakeele loomisega. 1639. aastal Kadrina pastorina tegutsema hakanud Rainer Brockmann on esimeste eesti keeles kirja pandud luuletuste, pulmalaulude autor. Sellepärast asubki just Kadrina alevikus ka emakeele ausammas. Maailmas ei ole teada ühtegi teist keelt, millele tema kasutajad oleksid püstitanud koguni 2 ausammast. Üks Kadrinas, teine Kanadas Toronto lähedal. Nii nagu on läbi aegade oma keelt kalliks peetud, nõnda on ka rahva vabaduse eest võitlejaid au sees hoitud. Kadrina kiriku aias kõrguva vabadussõja monumendi taastamisel olid abiks sõjaeelsed fotod. Monumendi külgedele kinnitatud Eesti ajaloo motiividega vaskplaadid ja rist pärinevad okupatsiooni ajal lõhutud ausambalt. Rohkem kui pool sajandit hoiti neid peidikus. Kahjuks on ohvreid nõudnud rahuaastatki. Laev see liugles Läänemeres, laev see liugles Läänemeres, laev see jõudis, laev see... Tallinna ja Stockholmi vahel merd kündnud parvlaeva Estonia hukk puudutas valusalt kohalikku rahvast. Tuli ja tõstis tormi, tuli aga laine ja lõhkus laeva, tuli aga laine ja lõhkus laeva, puistas mehed meresse ja puistas... Selle mälestuskivi kinkisid Norra sõpruskommuuni esindajad. Ajaloo mäletamise ja emakeele austamise kõrval on paljude rahvaste kujunemisloos tähtsal kohal pärimused ja legendid vägilastest. Virumaal leidub eestlaste eepose Kalevipoeg sündmustikuga seotud paiku eriti rohkesti. Virumaa mees
on ka Kalevipoja vägitegude kirjapanija Friedrich Reinhold Kreutzwald, kes sündis siinkandis 1803. aastal. Lauluisa kunagise kodutara asukohta tähistab kaskede vahele paigutatud graniidist mälestusmärk. Hulgaliselt leidub Kalevipoja tegevuse jälgi Kadrina valla maadel. Kalevipoja künnivagudena tunneb rahvas Neerutis asetsevaid seljakuid. Arvestades siinse looduse omapära moodustati 1957. aastal Neeruti maastikukaitseala. Möödunud aastakümnetega on see tuntuks saanud looduspargina, kuhu tullakse igal aastaajal ja ka väljaspoolt Kadrina valla piire. Seda Eestimaa osa nimetatakse koguni jääaja muuseumiks. Siinsed mäed ja orud vormis 10 000 aastat tagasi sulanud mandrijää. Sadulmäel, Tornimäel ning Valgeristimäel on kõrgust üle 30 meetri. Mägede vahelist orgu ilmestab Neeruti kaksikjärv, kanalitega ühendatud ees- ja tagajärv. Parimaks ujumiskohaks peetakse Tagajärve. Neeruti 4 järvest kõige ilusamaks aga Sinijärve. Igal suvel pesitseb siin hulgaliselt linde. Neeruti pakub avaraid võimalusi igaühele, kes soovib tutvuda erinevate metsatüüpide, järvede ja rabadega. Talvel on Neeruti imekaunis. Siis on ta vallutanud suusatajad. Põhjalikku teavet Neeruti kohta jagatakse kaitseala muuseumis. Neerutis elav Eduard Lepik on tuntuks saanud koduloolasena ja mitmete raamatute autorina. Kohanimede kogumist alustas ta 60. aastate esimeses pooles. Tänaseks on Eduard Lepik kirja pannud üle 105 000 talukoha nime Virumaa erinevatest valdadest. See kollektsioon võimaldab uurida kohanimede kujunemist ja ka meie esivanemate eluolu. Näiteks sõna Jõepere viitab jõe ääres elanud peredele. Jõepere allikas saab aga alguse Lääne-Virumaa suuremate jõgede hulka kuuluv Loobu. Nõukogude ajal jõgi reostati. Seoses Kadrina aleviku uute puhastusseadmete rajamisega paraneb Loobu jõe seisund tunduvalt. Loobu jõe puhastamiseks kavandatud rahvusvahelist projekti rahastas ka vald. Looduse isepuhastusvõimele Pandivere veekaitseala serval asuv Kadrina vald loota ei saa. Tõhus keskkonnakaitse on muutunud tähtsaks ka ettevõtjate ja ärimeeste silmis. Puhas loodus on eduka tegevuse üheks oluliseks eelduseks. Läbi aegade on siinset ettevõtlus soodustanud head ühendusteed. Tallinn, Narva ja Rakvere Pärnu suunalised magistraalid ning Kunda sadama lähedus. 1870. aastal avatud Tallinn-Peterburi raudtee andis otsustava tõuke Kadrina aleviku kujunemisele. Selle tänase tuumiku moodustavad raudteejaama ja Kirikumõisa ümber tekkinud hoonestus ja pärastsõjaaegsed elamud ja tööstushooned. Täna toodetakse Kadrina vallas ehitusmaterjale ja arendatakse edasi keemiatööstust. Kohalike metsade puitu kasutatakse peamiselt aknaraamide ja mööbli valmistamiseks.
Talupidajate hulgas leidub nii hobitalu omanikke kui ka suurtootjaid. Mõnel firmal on haritavat maad isegi üle 1000 hektari. Harrastustalud on tunduvalt väiksemad, võimaldavad aga nautida looduslähedast elustiili ja annavad lisasissetulekut. Malle Reimann on üks neist, kes talupidaja kohustused ühendas õpetaja ametiga. Kooliharidust on Kadrina valla territooriumil jagatud 3 sajandit. Valla tänased koolmeistrid, siinsed koorijuhid ja rahvatantsuõpetaja Iivi Lehtmets jätkavad tööd, millele pandi alus juba 17. sajandil. Kadrina keskkooli kujunemislugu algas 20. sajandi algul, mil Kadrinasse asutati kihelkonna kool. Paar aastat enne Nõukogude okupatsiooni valmis uus koolimaja. Kohalike haridusjuhtide eestvedamisel ehitati koolile uusi hooneid ka teisele maailmasõjale järgnenud keerulistel aastakümnetel. Mitme õppekorpusega Kadrina keskkool, ligemale 1000 õpilasega, on Eesti suurim maal asuv keskkool. Vallarahvale omane eriline vaimsus saabki alguse just siinsest koolist, mis Kadrina aleviku ja kogu valla palge kujundamisel tähtsat osa etendab. Alates 1963. aastast on seda kooli juhtinud Otto Aamer. Pedagoog, keda tunneb hästi mitte ainult vald ja maakond, vaid kogu Eesti õpetajate pere. Kadrina keskkoolis asub tegelikult 2 kooli. Kunstide kool pakub häid võimalusi kooliprogrammi täiendamiseks. Humanitaar- ja reaalainete vahelise tasakaalu hoidmine soodustab laste isikupäraste eelduste väljaarendamist. Mitmekülgseid võimalusi pakkuv õppeasutus on soodustanud heatasemelise hariduse andmist ka väikestes maakoolides. Vald on väikeste maakoolide olemasolust huvitatud. Just need seovad inimesi tugevalt kodukohaga, toetavad maaelu kui elulaadi jätkumist. Vallale kuuluva osaühingu Kadrina Sport ujulat, maadluse jõusaali, pallimängude saali ning lasketiiru kasutavad usinalt ümberkaudsete koolide õpilased kõrvuti täiskasvanutega. Kadrina vald peab vajalikuks hoolt kanda ka nende eest, kes mingil põhjusel võiksid end tunda tõrjutuna. Undla mõisa korrastamist ja seal hooldekodu sisse seadmist Kadrina valla initsiatiivil hõlbustas mitmes riigist tulnud välisabi. Kadrina valla volikogu on püüdnud oma rahvale luua võimalikult head tingimused hariduse saamiseks ja ettevõtluse arendamiseks, kultuurielu edendamiseks ja abivajajate toetamiseks. Siinses looduseski leidub piirkondi, mis vajavad eriti tähelepanelikku suhtumist. Kaitstavaid alasid on Kadrina vallas ühtekokku 6. Maastikukaitsealade eesmärgiks on pinnavormide säilitamine. Kadrinast põhjasuunas Kallukses asub valla kõrgeim mäetipp. Künnised ja seljakud on osalt põldudeks muudetud, osalt endiselt metsaga kaetud. Tähelepanuväärsed on ka looduskaitsealadel leiduvad rändrahnud. Niisugune näeb välja Eesti üks suuremaid rändrahne, mida rahvas lotikiviks kutsub. 40 meetrise ümbermõõduga ja 7 meetri kõrgune kivimürakas märgistab mandrijää taandumise teekonda. Ohepalu looduskaitsela ilmestavaid rutkamägesid ümbritsevad aga salapärased rabajärved. Kaitsealal on põhjust uhkust tunda ka Ohepalu järve üle. See on Lääne-Viru maakonna suurim.
Vahepalu looduskaitsela on moodustatud bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Siin pesitsevatest või jahti pidavatest lindudest kõige haruldasemad on must toonekurg ja kaljukotkas. Udriku reservaadis inimtegevusest peaaegu puutumatu looduse rüpes asuvad Udriku järved, Suur ja Väike Udriku. Järvede rohkus iseloomustab samuti Viitna maastikukaitseala. 16 hektarise veepeegliga Pikkjärve ümbrust kujundavad kõrged kruusased kaldad. 6 meetri sügavune järv ise on toitainete vaene, kuid selge ja läbipaistva veega. Siin kasvab Eestis väga haruldane vesilobeelia. Väikese Viitna järve ehk Linajärve kaldad on madalad ja pehmed. Teistega võrreldes sootuks erineva elustikuga vesi sobib hästi hõbekokredele. Viitna järvemaastikku ilmestab seljakute ahelik ja seda ümbritsev tasane Nõmmemets. Viitnat läbiv Tallinn-Narva maantee on piiriks, millest põhja pool algab Lahemaa rahvuspargi territoorium. Ehitismälestisena kaitse all olnud Viitna kõrtsi palkhoone hävitas tulekahi, kuid juba 1993. aasta suveks oli see endisel kujul taastatud. Räägitakse, et igaüks, kes Viitnal väikese kohvipausi teeb, võib kindel olla, reis õnnestub. Ka Kadrina valla ajalugu võiksime maadelda ligemale 1000 aasta pikkuse rännakuna, mida päris kindlasti korda läinuks võime pidada. Seniseid õnnestumisi on aidanud kujundada siinse rahva elurõõm ja ettevõtlikkus, püüdlemine kõrge põllupidamise kultuuri ja parima hariduse poole, mida olud antud hetkel on võimaldanud. Ajalugu kinnitab, et just Kadrina valla kunagised haritlased etendasid väga tähtsat osa eesti kirjakeele loomisel. Keel täidab inimühiskonnas vähemalt niisama tähtsat osa kui veeringkäik looduses. Kadrina vald asub Pandivere kõrgustiku Eesti tähtsaima loodusliku veevabriku serval. Ja kusagile siia oleks sobiv püstitada veel üks mälestusmärk. See võiks olla ausamas neile, kes on teinud midagi olulist Eestimaa veevarude kaitsmiseks. Rohelise mõttelaadi ja hoolikalt läbimõeldud tegutsemisega kuulub Kadrina valla rahvas kindlasti Eesti uue näo kujundajate hulka. Kiiresti uuenevas ühiskonnas on Kadrina vald nii mõneski mõttes justkui teeviidaks, mis osutab väikeste maakohtade tõeliselt suurtele võimalustele.